Tere! Rõõm, et oled asunud kuulama Eesti Noorsooteatri taskuhäälingut. Siin vestlevad erinevad teatriga seotud inimesed saatekülalistega loomingust, oma kutsumuse leidmisest ja selle hoidmisest ning mõtestavad elus olemise ilu. Räägime siin teemadest, mis haakuvad Noorsooteatri igapäevase loominguga ning avavad laiemalt meie teatri tegevusi ning eesmärke. Tänases saates vestlevad omavahel kultuuriajakirjanik Reet Veidebaum ja pikka aega Noorsooteatrit juhtinud Joonas Tartu. Vestlus on salvestatud 23. märtsil teatri sünnipäeval Noorsooteatri kohvikus. Head kuulamist! Tere! Tere! Ja suur aitäh mind siia kutsumast, et ütleme ausalt, et ma olen ka nagu täiesti uues formaadis, sellist asja kunagi varem teinud ei ole, aga kuna me oleme Joonasega jube kaua tuttavad, siis ma mõtlesin, et võime ju proovida, et kui halvasti see ikka saab minna, et pigem ikka hästi ja võib-olla ongi tore, et me ei ole sinuga ju pikalt jutelda juba väga ammu saanud, sest iga kord, kui ma siit läbi lendan mikriga, siis on 2 minutit ja koju, et nüüd ongi võib-olla tore niisugune tunnike võtta. Et palju õnne kõigepealt Noorsooteater, teil on sünnipäev, mis on üks tore päev, aga võib-olla siis teatrijuhilt, kes kohe-kohe lõpetab, aga kes umbes 10 aastat siin seda, ma ei tea, kuidas öeldakse, kas öeldakse teatrivankrit vedanud või? Mis öeldakse, ei öelda teatrivankrit? Ei, ma arvan, et siin väga kohane on see vist öelda, et või jah, aidanud vedada. Aidanud vedada. Et kui sa nüüd täna peaksid hästi lühidalt ja selgelt sõnastama, et mis asi see Eesti Noorsooteater on. Et hea lihtne küsimus, et soojenduseks, et mis ta sinu sõnul on? Sa võid võtta seda nüüd kui teatrijuht, kui eestlane, kui teatriinimene. Kuidas sa ise tunned? Nojah, kui sealt kuskilt väga kaugelt alustada või lapsepõlvest nagu läbi enda, eks ole, sest saade on ju ikkagi minuga. Täna ma võin endast rääkida, eks ole, et eks need mingisugused mälupildikesed, mis tegelikult ilmselt ikkagi mingisuguste kuskil vanemate kodus või ema kodus olevatest fotodest nagu tõukuvad, et eks sealt kuskilt need Ferdinand Veiked ja kuskilt sellised asjad nagu läbi jooksevad ja need plaadid, mingid vinüülplaadid ja kõik, et eks see nii-öelda kuskil sinna nii-öelda vereringesse sealt vajutatud on nii-öelda isiklikult, aga kui sa nüüd küsid, et mis see Noorsooteater nagu täna on või üleüldiselt kuidagi minu jaoks või siis kui ma siia majja tulin, siis see oli nagu segane aeg, eks ole, kõik need skandaalid ja kõik, mis seega need ju tegelikult sellist, ütleme, 60-70 aastat tegutsenud teatrit ju väga raputada ei suuda, aga siiski, on ju. Ja oli selline kuidagi huvitav moment selles mõttes ka, et sellise, toimus nagu siuke nagu suur nagu vabanemine igas mõttes, et majas oli palju ägedaid inimesi tegelikult, väga palju potentsiaali, aga selles potentsiaalis peitub teinekord ka natuke võib-olla sellist nagu ohtu või sellist, et kuhu poole ta siis nagu liikuma hakkab ja neid mõtteid oli nagu tõesti palju ja seda otsimist ja otsingut ja ühel hetkel, kui sai hästi selgelt kuidagi ära sõnastatud see, aga mis me siis nii-öelda kõige kesksemalt oleme või mis me tahame olla, siis see noor vaataja ikkagi joonistas sealt kõige selgemalt või kesksemalt välja. See oli minu jaoks ka, ma kohe niimoodi nagu füüsiliselt tundsin seda momenti, et see oli nagu selline hea tunne või et nii, see on nüüd nagu kuidagi nagu paigas, sest minu jaoks oli see kogu aeg hästi oluline, et see noore vaataja asi ei kaoks kuidagi või jah, ja see oli siis see, oli aastaid hiljem, eks ole, aga sai kuidagi nagu paika, et eks see noor vaataja on. Ega see nukuteatri pool või visuaalteatri pool ei ole kuskile kadunud ja ma arvan, et täna veel seda enam saab öelda, et sellega on tegeletud praegu rohkem kui paljudel eelnevatel, võib-olla isegi 10-nditel on olnud seda nagu fookust või sellist läbimõtestatud tegevust selle visuaalteatri suunas. Et ei ole see ka jah kuskile kadunud, aga just see noor vaataja ja suunatus noorele vaatajale, tema võtmine kui võrdsed partnerid, tema usaldamine, temast lähtumine, mitte hetkekski alahindamine, kõik sellised asjad, et see on minu meelest see
kes me oleme ja täna võib-olla kogu aeg vaatad kuidagi edasi või ikka ta läheb kuidagi niimoodi, et saad mingid asjad juba jälle nagu paremaks, eks ole, siis tekivad uued, et täna ongi see koht võib-olla, kus ka veel rohkem otsida seda sellist, et ütleme, et saalis on meil juba väga hea dialoog selle noore vaatajaga olemas, et kuidas seda dialoogi võib-olla veel nagu laiendada või igapäevasemaks muuta just selle noore vaataja nagu endaga sellist, kuidas teater saab temaga veel suhelda. Ma arvan, et sellistest nii-öelda vanadest teatritest, mis te tegelikult olete, kuigi noorele vaatajale mõeldud, et te olete vast kõige suurema niisuguse muutuse just läbi teinud, võib-olla sel hetkel, kui see Soomes õppinud, kuidas ma ütlen, jõuk siia jõudis, tekkis ikkagi silmnähtav niisugune muutus, et kui me olime millegagi siin ära harjunud, siis järsku hakkas tekkima mingi täiesti uus visuaal alguses võib-olla, aga pikkamööda siis ka see sisu. Et kas selline koolkondade vahetus või selline terve nagu grupi koolkonna majja toomine, kas see võiks olla ka praegu adekvaatne ja mis suunas ta siis võiks minna? Väga raske, hästi huvitavalt püstitada. Ma ei ole kunagi nagu niimoodi mõelnud, aga kui praegu mõelda just selle sama et õige samm ju ühel hetkel ja äärmiselt vajalik ja jätame selle kõrvale, et kuidas seal asjad võib-olla nagu praktiliselt toimusid ja raskused, mis seal olid, aga vaata, kuhu see tänaseks viinud on, eks ole, et teater on täna selline ja ju ta ikka väga tugevalt selle tõttu on, et need inimesed sealt selle hariduse said, eks ole, ja tänane kunstiline juht, eks ole, on ju ka, on sealt ja kujundab ja õige valik toona, et niimoodi tehti ja see kannab täna vilja. Kui nüüd mõelda nagu selle peale, et mis nagu tulevikus võiks selline tuumik või mäletan juba Rakvere ajast seda, et Üllar Saaremaa kogu aeg rääkis, et ei, meil oleks ikka sellist noorte tuumikut oleks vaja, et see ikkagi toob mingi selle, et ju selles ikka niimoodi on jah, et see toob ikkagi mingisuguse hingamise ja muutumise, aga mida võib tänase teatri kohta küll öelda või selle trupi kohta, minul ju nii sügavat või sellist pidevat kokkupuudet trupiga ei ole, aga mulle tundub, et hoolimata sellest, et inimesed on väga erinevad taustaga ja ongi tore, et nad on väga erinevad ka, et selline ühine hingamine või see on ikkagi nagu leitud, et samas jäädakse oma erinevustele nii-öelda nagu truuks ja seda nagu hinnatakse. Aga mis puudutab jah tulevikku, siis eks seal ole hästi oluline ju see, et just see sama, mida Mirko ja Leino on siin ka eest vedanud tugevalt, see visuaalteatri õppe, et kuidas oled siis sellise visuaalsuunaga teater, kui sul ei ole nagu pidevalt sellist professionaalset pealkasvu, eks ole, et noorsooteatrina ei peagi see olema ainult visuaalteatrile suunatud, aga selliste oskustega inimesi kõrgharidusega inimesi on ikka ja ikka vaja ja ühel hetkel need inimesed siis sealt koolidest või koolist tulevad ja see toob kindlasti jälle mingisuguse sellise uue poweri. Sina oled siin nüüd viimast nädalat või viimast 2 nädalat. Ja, paar. Kas on sul, ma ei tea, sahtlis veel midagi, mis oleks võinud tänaseks valmis saada, aga mingil põhjusel pole saanud, ma ei tea isegi, mis suund see võib olla, kas see võib olla inimestes, kas see võib olla mingis loomingulises plaanis, hoonetes, teil on väga võimas teater. Jah, neid asju tegelikult on palju ja kui vastata sellele nagu niipidi, siis ütleme niimoodi, et ega siin igavaks ei läheks või siin oleks kogu aeg nagu midagi teha ja oleks kogu aeg neid uusi asju, mida ellu kutsuda või mida veel paremini teha või mida ka nüüd veel mingisuguse uue asjana teha, et ei saada nii-öelda kunagi valmis ja ei peagi saama ja ongi hea, et see selline orgaaniline liikumine. Midagi, mis mulle jääks tohutult nagu hinge peale kripeldama, et seda ma nüüd ei jõudnud. Otseselt midagi sellist nagu ei ole, et kõikide asjade puhul on pigem nagu see, et just, et tahaks selle arengu juures olla või tahaks võib-olla edasi teha, aga samas on ka see tunne, et täna on õige ka see otsus, mis sai tehtud, et mina siit edasi ei lähe, aga midagi suurt kripeldama jää, see ei ole kuidagi kindlasti nagu sedapidi öeldud, et tegin kõik ära, mis tahtsin, kõik sai tehtud, et ei, aga jah, midagi suurt ka ei jäänud tegemata.
Teatrijuhi amet on Eestis üks selline omapärane amet, et ma olen ise selles maailmas olnud ju, ma ei tea, 40 aastat, et teatrijuhid on püsivad või selles mõttes, et siin ei ole nii, et tullakse majja, joostakse läbi ja joostakse edasi, et ikkagi, kes tuleb, see ikkagi mingiks ajaks jääb. Mis selle ameti, kõrvalt vaadates võib see olla väga keeruline, sul on isiksusi, nii et tapab siin, eks ole, sul on koristajast kuni staarini, sa pead kõigi inimeste nagu elu siin nii-öelda õnnelikuks tegema. Räägi natuke, mis asi on teatrijuhi amet? Et sa praegu siin hiilisid sellest natuke kõrvale. Jaa. Eks see sõltub väga palju sellest majast ja kus sa oled, et kindlasti on see teatrijuhi amet Rakvere teatris natuke teistsugune, kui ta on siin, kindlasti ta on täna natukene teistsugune, kui ta oli 10 aastat tagasi, kindlasti on ta natuke see, mida sa ise, kuidas sa teda ise nagu kujundad ja kuidas sa lased või millist suunda sa nii-öelda esindad, et mina mingil hetkel võib-olla alateadlikult, mingil hetkel juba väga teadlikult olen ja usun sellesse, et on põhjust sellistes majades rakendada sellist, need on kunstilise juhi, kunstilise loomingulise tuumiku teatrid, et nemad veavad seda, et minu ülesanne kultuurikorraldajana, eks ole, või selle produtsendi või administraatorina on luua need tingimused ja hoida mingisugust raami, aga hoida seda raami pidevalt sellisena, et ta ei oleks liiga nähtav, et ta ei oleks liiga ahistav, et ta ei oleks liiga selline kuidagi domineeriv, eks ole, et niimoodi ongi ja seal sees oled sa ka teatud mõttes nagu selliste otsade kokku siduja, et sa tood inimesi kokku, sa viid mingisuguseid teemasid kokku, sa vaatad, et need tasakaalud seal püsiksid, eks ole, et ei hakkaks ta liiga palju ühele poole või liiga palju teisele poole kalduma, et sellisena ma seda ametit võtnud olen nagu kogu aeg ja ei tunnetanud ega lasnud ka tunnetusel kuidagi, ma loodan, väga tekkida, et ta oleks väga selline nagu vertikaalne, et ma ei usu sellistesse, mingil ajal kindlasti noore teatrijuhina oli selline paanika, oli pidev, eks ole, et sa pead tohutult ennast kehtestama ja tohutult pead ennast õigustama ja nii edasi, et siis võisid need asjad kuidagi nagu lappama minna, aga mida aeg edasi, seda rohkem ikkagi otsid sa inimestes või lood neid võimalusi pigem teistele toimetada ja annad seda vabadust ja mingil hetkel lähebki hästi mugavaks selles mõttes, et kogu aeg vaikselt olen öelnud või vahel olen öelnud, et ma olen ise nii laisk ja nii mugav, et ma ei viitsi midagi teha, et see ongi kasulik, et lased teistel annad vabaduse kõigile kätte ja siis ei peagi lõpuks ise mitte midagi tegema. No Eestis on teatrijuhil ikkagi nagu kahesuunaline töö, et viimasel ajal ongi ju see ka väljapoole suund väga tugev olnud, sest teatrid on järsku tõusnud mitte ainult oma loomingulise töö poolest, vaid ka majanduslike teemadega huviorbiiti. Ja teatrijuhid on üks selline gäng, kes siis seljad koos on pidanud vastu minema nii, mitte vastu, aga ütleme, on pidanud olema partneriks siis nii riigile, avalikkusele, meediale. Kui sa nüüd sellest suunast natuke räägiksid, et mis need viimased ajad, kus kõik need teatri nii-öelda rahalised teemad ja kõik on läbi hekseldatud, mis see sulle kas andis või võttis või kuidas sa seda kõike kirjeldad? Jah, siin ma paraku ma üritan kogu aeg ikkagi olla kõikides sellistes ütlemistes ja aina enam selline nagu vähem kriitiline, siis siin ma pean siiski nagu sellist negatiivset poolt või millest mul on nagu kahju on see, et see dialoog võib-olla see on ka ajastu märk või kuidagi, aga kui me räägime ka riigiga või ministeeriumiga suhtlemist, ütleme, et need dialoogid on kuidagi sellised nagu teravad ja seal on sellist usaldust kuidagi nagu vähe ja need asjad on, mis on nagu, millest on kahju, et ma mäletan nagu paremaid aegu, tunduvalt paremaid aegu ja ma ei ütleks, et toona oleksid need nagu rahaasjad või need kuidagi nagu teistmoodi olnud, aga see suhtlus oli kuidagi nagu see, nagu sa ütlesid, see partnerlus või nagu, et küll tahaks kuidagi seda nagu muuta ja eks siin tuleb teatrijuhtidel endal ka peeglisse vaadata ja mingil hetkel ollaksegi võib-olla liiga sõjakad või see retoorika, mis on valitud, on kuidagi olnud nagu liiga ründav, võib-olla ka ise ennast vaikselt nagu õigustades, et aga ongi vaja ja me peamegi võitlema ja aga tegelikult see ei vii vist
kuskile see niimoodi, et kuidagi jah, just sellist nagu mingit retoorika muutust või seda ihkab nagu hing või et see dialoog oleks kuidagi nagu parem, et just see mingite väärtustega, mille eest teater justkui ise sisimas nagu seisab, et ta võiks nagu rohkem kuidagi kokku minna, et see võiks olla üks selline järgmine samm, et Kultuuriministeeriumi puhul täpselt samamoodi, et kui sa oled see Kultuuriministeerium, et siis sa esindad nagu teatud väärtusi nagu kõiges, ka selles, kuidas sa muu hulgas suhtled, kuidas sa inimesi usaldad, kuidas sa neid võtad, eks ole, et need asjad on, mis praegu nagu hinge peal on kuidagi või mis võiks muutuda. Kas see olukord, mis siin siis nüüd vahepeal tekkis, on kuidagi löönud mingisuguse lõhega, ütleme, teie teatrijuhtide vahele versus riigiteatrid, kes hetkel on nagu ikkagi enam-vähem stabiilses olukorras ja siis vastas on siis need nii-öelda väiketeatrid, millest mõni on ka päris suur ja erateatrid. Kas sa tajud, et siiani või aastakümneid on ju see süsteem kuidagi päris kenasti koos eksisteerinud, üksteist toetanud, mitte midagi välistanud. On praegu tunne, et paat kuidagi kõigub teie oma keskis? Minu teada on kõik need 30 aastat, mis Etendusasutuste liit või ennem teatrijuhtide liit on kõik otsused seal lauas võetud vastu konsensusega ja seda on suudetud siiamaani hoida. Ja on tõesti olnud viimastel aastatel nagu väga keerulisi momente, kus on tulnud nii-öelda ammastega kinni hoida sellest ja meelde tuletada ja meelde tuletada ja meelde tuletada. Et see on meie nagu tugevus kogu aeg olnud ja on jah, mingites asjades on selline, ei ütleks, et see on nagu kiil või kuidagi, me saame ikka räägitud, aga täna on seda ilmselt nagu rohkem kui kunagi varem ja mulle tundub, et need mingisugused asjad või mingid jutud seal tuleks nagu kuidagi nagu lõpuni rääkida. Tegelikult on neid proovitud ka nagu lõpuni rääkida, aga mingil põhjusel ei ole see nagu õnnestunud, et ilmselt seal mingisugune jutuajamine või selline paika loksumine ja rääkimine seisab veel ees ja eks seal ole väga oluline muidugi partner ka see ministeerium või kuidas see ministeerium oma hoiaku seal võtab. No üks teatrijuht liikus meil ministeeriumisse äsja. Mis sina edasi kavatsed teha? Kui ma oskaksin sellele küsimusele vastata, siis oleks endal ka kuidagi võib-olla nagu natukene kergem olla, mitte et mul praegu kuidagi raske oleks, aga üks asi, ütleme lühikeses perspektiivis on see, et ma siin mõni aasta tagasi kuidagi selle koroona ja tõukest ja hakkasin mõtlema või tabasin ennast kuidagi selliselt väga kummaliselt mõtled, mis ei olegi võib-olla väga kummaline, aga ühesõnaga ma sain ühel hetkel aru, et mul ei ole hobi. Mul ei ole hobi, ma ei ole terve selle oma teadliku elu jooksul, ma olen nagu pühendunud olnud kogu aeg nagu teatrile ja tööle ja sealt kõrvalt perele. Mul ei ole tekkinud mitte midagi sellist, siis ma hakkasin nagu poolpaaniliselt nagu otsima, et inimesed peab olema mingi hobi. Seda enam võib-olla see oli ka see, et nagu töö kuidagi andis rohkem selleks võimalusi, siis ma sain aru, et õppimine on selline tore asi, mis võib ka täitsa hobi olla. Ja siis ma õppisin raamatupidamise asju, mis oli nagu kuidagi siin võib-olla kõige rohkem nagu mul nagu vajaka. Ja siis ma tegin nagu tagurpidi, et pärast seda, kui olin 17 või 16 aastat selleks hetkeks olnud teatri juures, natuke vähemast, et läksin kultuurikorraldust õppima, et praktika on nagu selge, läheks vaataks nagu seda poolt ka, et kuidas, mis see teooria siis selle kohta ütleb. Siis ma läksin Muusika- ja Teatriakadeemiasse kultuurikorraldust õppima, mul on need õpingud lõpetamata, ehk et ma olen kogu selle loengute ja selle poole olen ära teinud, aga ma ei ole oma tööd kirjutanud, ma peaks oma töö valmis kirjutama, aga mul on kohutavalt raske olnud seda teha viimasel otsal siin eriti, et esiteks, kuna ma ei tea, mis mu see perspektiiv nii-öelda edasi on, aga minu jaoks on nagu ma tahan selle töö puhul tegeleda millegi sellisega, milles ma nagu tõeliselt nagu põlen. Kõik räägivad kogu aeg, et ära mõtle selle peal, kirjuta midagi ära ja aga ma ei saa, ma ei oska teha. Et ma järgmine asi on, mis ma tahan ära teha, on magister ära teha, see töö ära kirjutada. Ja päris ausalt mõtlen, et ega see koroonaaeg ja tegelikult kogu see aeg, et siin majas me ei ole kunagi võtnud, et see on raske. See on mu töö.
aga ega ta lihtne tegelikult olnud ei ole ja mingil hetkel me oleme siin Taavi Tõnissoniga, eelmise kunstilise juhiga ka arutanud, et me oleme justkui nagu töötanud ja vedanud nagu mingit, ma ei tea, 4 erinevat teatrit. Kõigepealt oli see, mis me siis vastu võtsime toona, selline võib-olla mõnes mõttes tühi ja kõle ja 100 häda ja siis vahepeal me kolisime välja, pidime niimoodi hakkama saama, siis tuli see noorsooteatri nime muutus või see nagu, et neid teatreid... Mina sellega ei ole siiani harinud, ma ütlen ausalt. Lihtsalt, mulle vahel öeldakse, et noorsooteatris, siis ma kohe mõtlen, Salmesse pean minema või, no ma lihtsalt ei suuda. See sõna ikkagi kuidagi on selle vana slepiga nii tugev. No, lõppkokkuvõttes igal ühel oma teater või selles mõttes, ega see ei olegi ja noorvaataja mulle tundub, et võtab ta ikka nagu noorsooteatrina või ei olegi lõpuks nii oluline, aga ühesõnaga jah, et ütleme, et see aeg ei ole nagu kõige kergem olnud kõik need 11 aastat, tegelikult ka tunnen seda, et kui see aprilli keskpaik nagu kätte jõuab, siis ma tahaks nagu lihtsalt sisse välja hingata ja kuulata natuke aga vaikust või sellist nagu mingisugust sellist momenti, kus sa ei ole võib-olla selle nagu ikkagi, see on võib-olla ka selline sisemise mingisugune enda teema, aga ma tunnetan seda vastutust ja see vastutus on kohati füüsiliselt sul siin turja peal nii-öelda olemas ja surub, et ma tahaks ühte seda momenti ja Taavi on vist öelnud, et kui kunstilise juhi ametist nii-öelda läks, et see ühel hetkel see tunne, et ongi, et see nagu vastutus läheb pealt ära, et see ei ole ju halb ka, kui sa ühel hetkel natukeseks ajaks tunne, et natuke kergem. Võiks korraks tunda ennast natukene, võib-olla, et ma ootan seda küll, et natukene puhata. Ma saan päris hästi aru sinust, ma toon väikse põike, et kui ma tegin hästi pikalt Kuku raadios teatrisaadet, siis ma olin harjunud sellega, et kõik etendused möödusid mul kerges paanikas, et mida ma pärast küsin, kellega ma räägin, kelle ma kutsun rääkima, ja siis ma läksin tööle Saksamaale, kus mul ei olnud seda taaka, iga kord, kui ma sinna teatrisse läksin, esimene hetk ma istusin maha, mõtlesin, nii, nüüd ma pean hakkama mõtlema, siis ma mõtlesin, Reet, sa ei pea. Sa võid vaadata ükskord täitsa rahulikult. Ja tegelikult tore tunne ausalt öeldes. Ja nüüd mõtle selle sama asja peale, selle sama tunde peale ja mõtle, et ma olen viimased 18 aastat teatris käinud niimoodi, et alati ma lähen tööle. Ma ei ole saanud teatris käia, sest ma lähen alati tööle. Isegi siis, kui ma draamateatrisse etendust lähen, vaatan, ma olen ikka tööl. Jah, ma saan sinust aru. Võib-olla mingil hetkel saaks kunagi teatrisse minna jälle ka niimoodi, et sa ei lähe nagu tööle. Ega see vist nagu jääb saatma. Et sa vaatad ikkagi asju nagu natukene teise pilguga igas teatrimajas ja iga etendust vaatad nagu kuidagi nagu. Ma mäletan, kunagi ütles mulle Eino Tamberg, ma ütlesin talle, et Eino Tamberg, et te olete muusikas nii pädev, iga noot räägib teie jaoks, et teil võib olla ilmselt väga raske nautida, et kui te näete mingit, või kuulete mingit esitust, et teil on ilmselt hästi raske, siis ta naeratas mulle, ütles, et tead Reet, on, aga siis, kui see ühel hetkel tuleb see nauding, siis on 10 korda suurem kui sinu oma, sest ma lihtsalt tean, et ma naudin. Ma küsikski siit, et mis niisugune suur nauding võib-olla on olnud loomingulises mõttes, et kui sa tõesti unustad äkki hetkel ära teatris, et ma olen teatrijuht, mul on oma teater, kas sul on olnud midagi niisugust? No ma ei tea, te korraldate festivali, siin on rahvusvahelisi truppe mingite täiesti hullude ideedega. Mis su oma niisugune hetk on olnud teatris, kus sa kuidagi mõtled, et jah, selle nimel nii-öelda tasub elada? Need hetked, kindlasti on neid nagu selliseid kunstilisi momente ka, et ma just mõtlesin, kui sa praegu seda rääkisid, et mul on selles mõttes võib-olla nagu lihtsam, et hoolimata sellest, et sa tead nii palju neid taustu ja vaatad võib-olla teise pilguga, mul selle kunstniku suhtes ikkagi nagu nii suur austus, et iga noot nii-öelda, mis sealt tuleb, eks ole, et ma ei kipu seda nagu ümber mõtestama või kuidagi mõtestama, et kuidas see võiks teisiti olla, et selles mõttes ma olen saanud nagu puhtamalt seda teatrit alati, mul ei ole ju ka sellist teatri tausta, et ma olen ikkagi teise taustaga ja kindlasti on olnud neid nagu suuri elamusi ka, aga minu jaoks kõige suuremad elamused on ikkagi kuidagi, kui sa nagu oled seal saalis ja sa tajud seda maja ja inimeste nagu sellist nagu see on see esietenduse moment, kuigi peaaegu tegelikult iga õnnestunud etenduse nagu seda publikut tänulikkust ja kui see saab mingis ühes ajas ja ruumis kõik nagu kokku ja sa näed, et inimesed on kuidagi nagu saavad nii palju sellest sellel hetkel kõik, eks ole. Et need on need suured emotsionaalsed hetked minu jaoks olnud, et kui sa näed, et trupp on rõõmus, kui näed, et kõik need inimesed seal ümber töötajad, eks ole, kolleegid, publik,
need on need sellised hästi hinge minevad või kuidas sa nagu kohe tunned seda? Sa oled olnud teatris ikkagi nüüd ju, 20 aastat kokku või? Tegelikult 20 aastat jah, sest minu esimene teatri, seda tegelikult paljude inimesed ilmselt ei tea, aga mind määrati ju nagu siiamaani ministeeriumis ikka määratakse ametnikke, määrati esimene selline post oli, nõukogu liikmeks olemise post oli siis sellises sihtasutus nagu Vanalinna teatrimaja, mis haldas tegelikult Vanalinna stuudiole kuuluvat hoonet. Kuna seal olid igavest suured jamad selle teatriga, siis pandi juristina mind sinna ja tegelikult see nägi välja niimoodi, et selle nõukogu esimees oli siis nii-öelda kuidagi, jätame selle, miks see niimoodi oli, aga igal juhul selle nõukogu esimees oli Eino Baskin. Ja siis põhimõtteliselt tähendas see nõukogu koht seda, et nõukogu liikmed käisid siis iga paari kuu tagant koos, et paar tundi Eino Baskinit kuulata, kes kirus seda, mida see Ojasoo kurat teeb seal maja teises pooles. Ja niimoodi need koosolekud nagu läksid, aga jah, see oli mu esimene koht ja sellest on 20 aastat. Aga muide, siis kui minu päris esimene töökoht ministeeriumis, ma just tahtsin sinu osas ka öelda, et eks see, et ma lõpuks teatri juurde sattusin, on ikkagi natuke sinu süü ka, et kui ma ministeeriumisse läksin, siis Reet, sina olid üks nendest ametnikest, kes mind selle laia naeratusega vastu võttis ja kellega nagu tekkis ka selline nagu hea kontakt ja ma mäletan ka seda aega, et sa olid toona teatrite hulgas nagu hinnatud ja armastatud teatrinõunik ja see, et üks ametnik on nagu hinnatud ja armastatud, see ei olegi nii tavaline, et mida ma pärast nagu aru sain ja teada sain või nagu enda pealt ka tundnud, eks ole. Et jah, et sinuga me kohtusime seal ja sealt ma ka nagu liikusin või see teatritunnetus sai veel tugevamat võib-olla sellist. No mina olen ka terve elu teatris olnud erinevat nurka pidi, aga ma pean ausalt ütlema, et ministeeriumis ma tajusin ka seda, mida sa praegu ütled, et kui ma vaatasin, kuidas kolleegidel töö läheb, ma ei tea, muuseuminõunikul, muusikanõunikul, kellel iganes, siis neil oli kogu aeg pilk üle õla, et keegi neile nuga selga ei löö. Ja mina ei tundnud seda, ma tundsin, et kui mul on mingi jama, ma lähen teatrijuhtidega, me arutame selle läbi, istume laua taga, seletame ja siis mul on võimalik minna seda vahendada ministrile kuhu iganes, eks ole, või ajakirjandusse või kuhugi. Aga see on mingisugune, tegelikult mingi tohutult kummaline see Eesti teatri nagu situatsioon, et siin hoolimata sellest pöörasest isiksuste hulgast on ikkagi mingi ühisosa kogu aeg olnud, et isegi sellega jah tõesti, et sa oled ametnik ja ma ei tajunud, et teatrijuhid seisid kirves käes koosoleku ukse taga, vaid ikkagi see oli siuke ma läksin nagu kolleegidega asju arutama, et ühiselt mingi lahendus leida, et see oli kuidagi tore, ma ei tea, nüüd tundub, et see on natukene muutunud vahepeal, aga ma tahtsingi tegelikult sinna jõuda, et kui sa natukene mõtled seda pikka aega, 20 aastat, see on ikka ju üksjagu ja see on ka aeg, kus on ühiskonnas hästi palju meil siin muutunud ja toimunud ja me oleme jõudnud, ma ei tea, ilusast elust kriisi ühiskonda. Kas see teatripositsioon sinu jaoks isiklikult, mõtled sa selle peale ja kas see peab ka kuidagi selle ajaga kaasas käies tekitama mingi uue positsiooni või kuidagi muutuma, et ma saan aru, see on niisugune pigem filosoofiline küsimus, majanduslikud asjad on muidugi vaja ära lahendada, aga kas see niisugune roll või see niisugune mõtestaja roll, kuidas sa seda tajud? Jah, seda saab nii paljudest erinevatest nurkadest vaadata, et üks kui ikkagi numbreid vaadates, vaatame palju inimesi täna teatris käib, eks ole. Või palju neid nii-öelda teatrikülastusi on, et tal on ju siis jõud, eks ole, ja tegelikult sellest tuleb ka väga suur vastutus. Et see on see üks nurk, mida peaks vaatama ja ma usun, et selles osas teater täna kannab päris hästi välja, et ta tegeleb õigete asjadega ja suunab nagu räägib olulistel teemadel ja ei kasuta seda rolli kuidagi halvasti ära. Küll aga ma vahel olen tajunud või mõelnud seda, et ja ma ei taha, et see kuidagi nagu sõjakalt kõlaks, aga ma aeg-ajalt olen tajunud seda ka teatrijuhtide keskel või üldse, et võiksime või peaksime seda positsiooni nagu kõige paremas mõttes võib-olla rohkem ikkagi ära kasutama või peaksime olema mingites küsimustes nagu häälekamad ja mitte nagu kuidagi alla vanduma, et oi, aga see on nüüd päevapoliitika ja sellesse me nüüd nagu ei sekku või oi, seda me ikka ei tee, et see pole nüüd ikka meie asi. Ma võin siin mingid sellised konkreetsed näiteid tuua, mis ei ole võib-olla kõige nagu paremad, aga võib-olla ilmestavad seda, mida ma nagu mõtlen,
et siin oli mõni aeg tagasi, kui üks kultuuriminister oli jälle kuidagi vahetusse minemas erinevatel põhjustel, siis kuidagi hakati jälle rääkima, et aga kes see nüüd siis selleks uueks ministriks nagu tuleb ja et siis keegi seal teatrijuhtide seltskonnast ka ütles, et et aga vaadake, et selle partei see nimekiri on selline, eks ta nende hulgast nagu tuleb ja siis mul nagu kihvatas, ma nagu vihastasin ja ütlesin, et kurat, mis tähendab tuleb sealt, eks ole, et meie teeme selle ministri, eks ole, et ei võta sellist hoiakut, et seal kuskil pannakse paika, et kultuurivaldkonnas eriti, et kui meil ei sobi mingisugused nagu kuidas mingeid asju aetakse või see, et see kultuuri kuidagi see juhtimise pool on nagu selline peenraha poliitikute käes, et siis me teeme selle ise, et me mingisuguseid selliseid asju nagu kuidagi lastakse nagu käest ära ja me ei viitsi alada ka sellel teemal, et see mingi kultuuri inimese positsioon nagu ühiskonnas ja nii edasi, et varem kunagi ikkagi võeti kuidagi seda tõsisemalt või seda oli nagu, see jutt ei vii nagu kuskile, aga jah, et mingeid selliseid momente on küll, kus tuleks nagu tegelikult nagu rohkem häält teha ja mitte karta seda, et võib-olla keegi kuskil hakkab arvama või ütlema, et mis need nüüd seal seletavad, et kloonid tulevad siin arvama, kuidas nagu mingeid asju, et ma ei tea, jah. Selles mõttes ma arvan, et võiks või peaks küll nagu, asjad on kuidagi nagu valepidi, et poliitikud liiga palju seletavad. Nüüd aga siit on nüüd muidugi väga hea see küsimus edasi, et aga ise ei ole plaaninud poliitikasse minna kõige... ei, sihukest nagu plaani, vaata, et nagu Indrek Saar kunagi, et temal oli sihuke plaan, eks ole, silmad põlesid ja läks, et ei ole, aga siis, kui see sama ministri vahetus oli, siis ma päris tõsiselt ausalt öeldes mõtlesin ja kogu austuse juures, kui hakatakse jälle Koit Toomel ministri kohta pakkuma ja tõesti nagu surm tõsiselt see üks erakond nagu mõtleb selle peale, et hakkame mingeid inimesi, keda me nagu nimepidi kultuuriinimestena nagu teame neid nagu läbi helistama, siis kurat, andke siia see koht, ma olen ise, et ma ei taha, aga ma võin ise olla, eks ole, et siis vähemalt nagu on kuidagi nagu asi kindlam, et aga ei, mul jah ei ole seda... Ma arvan, et ma ei pea seal lihtsalt vastu, sellepärast, et see poliittehnoloogia, mida ma olen näinud ikkagi inimesi kuidagi nagu alla neelamas ja muutumas ja ma ei taha seda ja ma kardan, et ma olen selle koha pealt ikka liiga õrna hingega, et ma ilmselt ikkagi ei suuda seal olla, et ma lähen sisimas endaga ikkagi nii pahuksisse seal, et ma arvan, et see ei suudaks mind alla neelata, aga see valu oleks nii-öelda nagu seda võrra suurem seal olla. Ja keegi kutsunud ei ole ka nii. Äkki kuulevad selle saate ära. Mine tea, jah. Aga ma tuleks tagasi selle sinu mainitud õppimise juurde ja kultuurikorralduse juurde. Et ütle, kas see selline kultuurikorralduse õppimine andis ka sulle kui vanale praktikule midagi juurde või kes sind seal õpetasid, sest mina tean, et isegi mulle on pakutud, et kultuurikorraldust õpetama ma ei oska ju, pole midagi, tee magister ära ja tule. Aga sorry, kes need on ja mida nad sulle õpetavad? Jaa, ei andis küll ja tegelikult andis juba alates sellest, et see õpe on inglisekeelne ja inglise keel oli selleks hetkeks ikka juba väga roostes ja ma ikka kartsin kohutavalt, aga nüüd ma loen inglisekeelseid raamatuid ja naudin seda täiega, et see oli esimene pluss, mis ma sealt sain, aga tõesti, et ega mina seda teooria poolt ikkagi ei teadnud ja sealt sai ikka väga palju ja vahepeal ikka niimoodi, et ikka kohe nagu ajul oli valus, eks ole, et lugesid ennast mingitesse asjadesse nagu nii sisse ja asi läks juba nagu kuidagi niimoodi uitama, et mingeid protsesse oli väga keeruline mõtestada ja kui sa küsid, et kes need inimesed olid, kes seal õpetasid, siis ma tõesti kiidan seda Muusika- ja Teatriakadeemia programmi ja nad on ehitanud selle üles niimoodi, et ükski kursus ei ole, et ühtegi kursust ei õpetata samamoodi. Nad kogu aeg arenevad, kogu aeg liiguvad, tunnetavad seda, mis parajasti toimub ja hästi palju ikkagi oli välisõppejõuda, mis oli põnev. Ja niimoodi nagu lühikeste kursuste pinnalt neid toodi erinevatest valdkondadest ja erinevatest riikidest, et oli ja ei keskendutud kuidagi liiga palju sellele teatrikunstile, aga ikkagi puutumust oli sellega ka ja mõtestasid sa kogu seda õpet ka läbi nii-öelda nagu mingite enda teemade ja asjade, mis oli ka nagu hästi huvitav, et sa said minna mingit oma asja sinna lahendama või nagu just seda, et mina olin teatriinimene, keegi oli seal mingi kontserdikorraldaja või kõik vaatasid nagu läbi oma selle prisma seda ja
et andis küll, tõesti andis palju. Aga kui palju sa seda suutsid nagu praktikasse rakendada või kas see üldse oli eesmärk? Ei, minu jaoks ma mõtlen, kas kolleegid tajusid, et tuli jälle värskelt kursuselt ja... ei võis olla küll, et tuli ja hakkas mingisugust imelikke sõnu kasutama mingil hetkel, leidis mingi uue huvitava sõna ja siis hakkas... Et jah, võib-olla ta nii praktilist nagu pigem üks asi, mis oli, et nägid tagurpidi, et näed, sellega tegime seal vea või näed, me oleme ka seda ämbrit kolistanud või vastupidi, et näed, meil asjad liiguvad hästi ja näed, see on kohe täitsa selline teooria, et peabki hästi liikuma, et läheb, et selliseid asju oli kindlasti, aga jah, et ühesõnaga, ma olen tegelikult nagu väga rõõmus, et ma sinna nagu läksin ja mul oli tõesti praktikuna ka väga palju sealt ikkagi võtta ja küll oleks ka tegelikult nagu veel või seda, ma olen kuidagi nagu jäänud ikkagi neid mingeid asju nagu mõtestama edasi, et mida ka nagu kasutada. Ja üks asi, milleni ma ka jõudsin, et see on põnev ka, kuidas tegelikult selles kultuuriteooria see on ka, et mingil hetkel on seda kultuuri vaadeldud või ütleme seda kultuuri juhtimist vaadeldud kui mingit üldisi juhtimisi ühte osa ja siis ta on nagu kasvanud kuidagi, siis ta on kasvanud, nüüd ta on nagu justkui päris asi. Ma ütleks, et järgmine põnev moment, mis tegelikult juba maailmas nagu toimub ka, on see, et kui te vaatate ka selliseid, ma ei tea, inimesi, keda täna ettevõtetesse, suurtesse korporatsioonidesse palgatakse, siis võetakse järjest enam mingeid selliseid organisatsiooni kultuuri nii-öelda, lähedki sinna, varem oli koolis, oli see huvijuht, eks ole, nüüd on huvijuht ettevõtetes ka, on. See tegelikult siuke puhtalt kultuurimanageride ja nende inimeste nii-öelda nagu põld, et ring saab kuidagi nagu täis või nüüd on neid inimesi või sellel kultuuril on veel üks nagu mõõde nagu juures, et aina enam saadakse nagu selle asja olulisusest kuidagi nagu aru. Et, Küsiks ka selle organisatsiooni kultuuri kohta võib-olla, et see on ju nüüd praegu hästi popp, et aeg-ajalt võetakse kogu kollektiiv, viiakse ta üksikule saarele ja kukutakse seal siis mudima. Et kas te siin teatris ka kuidagi rakendate mingeid selliseid asju, et kui on, ma ei tea, kas raske aeg või tore aeg, et siis korraks võtta kogu see kamp kokku ja proovida midagi ümber mõtestada või teha või harjutada või koos palli mängida ja siis vaadata, kuidas läheb. See on kõik olnud kuidagi selline orgaaniline ja ongi, et õpingute käigus nüüd loedki neid nagu selliseid kaasaegseid teooriaid ja igasuguseid mingisuguseid edulugusid ja kõik see, kuidas ma ei tea, siin Google'id ja kõik arendavad ennast just täpselt nendest organisatsiooni kultuuri mingisugustest asjadest lähtuvalt ja siis sa saad aru, et oma nii väikeste mingisuguste võimalusekeste ja kõikide juures, mis meil siin on, me oleme paljusid neid asju teinud ja see keskmes on ikka see sama, ma arvan, see selline lihtne ja tegelikult mitte midagi erilist olev mõte, et ole nagu inimlik või võtta see inimene keskmeks, eks ole, ja et see kollektiiv, eks ole, igaüks on väärtus ja iga inimene on isiksus ja kõik sellised nagu ülilihtsad tõed, mis kipuvad ikka nendes suurtes masinavärkides kuidagi nagu ära kaduma ja see sama asi ka siia majja tulles, eks ole, mis oli minu jaoks nagu siuke, et ta ei olnud nagu üllatus, et ma oleks just arvanud, et siin mind sees ei oota, aga kui ma siia tulin ja ma sain aru, kui palju siin on nagu suure potentsiaaliga inimesi, kes on nagu oodanud seda võimalust, et nad saaksid tegelikult rakendada seda, mida nad on siia tegema tulnud, aga neil ei ole seda nagu võimalust olnud, et täpselt see organisatsiooni kultuur sellest tekibki, et sa annad inimestele võimalusi, usald neid, austad neid ja niimoodi see liigud. Ega seal tegelikult mingisugust suurt nagu sellist kunsti, jah, ta on nagu praegu popiks läinud, aga tegelikult need on lihtsad asjad, et inimene keskele igaüks. Kui igaüks ja inimene on keskel, et ütle, kas sa sellist asja ka teed, meil on vahetevahel ka ERR-is arenguvestlus, aga aeg-ajalt tundub see küll on rohkem taandarenguvestlus, et väga kuhugi ei jõua, aga et kas sa teatrijuhina võid nagu käsi südamele öelda, et sa tõesti aeg-ajalt vaatad siin mõnda seda inimest ja mõtled, et okei, talle tegelikult oleks aeg
ma ei tea, pakkuda mingit sammu edasi või lükatada kuhugi mingis suunas või et hakkab teine ära nihkuma, et tagasi tõmmata. Kas on sul sellist, võib-olla sa ei taha nüüd rääkida teiste ees, aga nüüd sa lähed ju kohe ära, nüüd sa võid. Nimeliselt võtame. Ei, no ma ei tea. Ei, muidugi, selles mõttes, et loomulikult ja seda tulebki nagu pidevalt teha ja mitte niimoodi, et ongi, et ma istun kuskil kabineti pimeduses koos Mirko Rajasega ja mõtleme, et võt sellele teeme niimoodi ja sellele teeme, et see on ikkagi täpselt samamoodi, see nagu ühise mingi mõtestamise ja loodetavasti on seda avatust nagu kõigis endas ka, et öelda ja mõelda, kuhu tahaks liikuda ja samas olla siis ka piisavalt valmis mingisuguseks selliseks mõistlikuks kriitikaks või selliseks mitte nii selliseks tagasisideks, mis ma sellel hetkel võib-olla nagu tahaksin kuulda ülistust või seda, et jah, ma selline suur arengu vestluste fänn ei ole olnud, ma ei saa lõpuni nendest ka nagu aru, et me nagu teeme neid, mul tundub, et tegelikult see kõige olulisem asi seal on ikkagi see pidev dialoog või see pidev dialoogis nagu olemine ja seal tuleb jah küll tähele panna seda, et see pidev dialoog võib olla vahel ka selline nagu eksitav või tundub, et me kogu aeg niikuinii räägime. Ja siis sa peadki nagu mõtlema, et sa jah ikka aeg-ajalt pead nagu sügavamale kuidagi vaatama või võtma selle aja, et ikkagi saada aru või tunnetada, et kuidas mis sellel inimesel nagu sees toimub, et jah, aga seal on jälle need samad empaatiad ja kõik mingisugused sellised teemad, mis tulevad mängu. Kas on ka mingi selline hetk olnud, kus sa mõtled, et viskaks püssi nurka ja teeks midagi muud? Muidugi on, palju on. Tõesti palju on olnud. Seal on nagu see, et ma olen jälle see mingi kohusetunne on olnud kuidagi tohutult, et ei, ja natuke ka see, et oi, et aga kuidas nüüd, kui on mingi raskus, et see on nagu lihtsama vastupanu tee minek, ei saa. Eks ma nüüd viskasingi püssi, kui ma ühel hetkel tajusin, et see ei ole lihtsama vastupanu tee minek, vaid nüüd ongi see õige hetk või nüüd ongi, et nüüd ma võin minna, ennem ei läinud. Aga on olnud jah, selliseid raskeid, palju on neid raskeid momente või kus sa isiklikult nagu tunned, et kuidagi ma ei suuda, eks nad ikkagi ei ole nende rahade ja sellised asjadega nagu seotud või ütleme minu jaoks võib-olla kõige raskem teatri juhtimises või teatris töötamise juures on need sellised ratsionaalsuse ja emotsionaalsed poole või ütleme siis raha ja kunsti poole sellised nagu põrkumise või sellised momendi, nad on ju kogu aeg nagu seotud, aga just kui seal toimub mingisugune selline nagu mitte kõige positiivsem nagu särin ja see on, miks ta nagu valus või raske on, et sa saad aru, et tegelikult sellel nii-öelda seal kunsti poolel on nagu õigus või me peaksimegi nii, aga siis hakkab see raha ja võimaluste pool nagu ära blokkima seda. Et need on need kõige nagu raskemad momendid, kus sa pead tegema midagi, kus sa pead ütlema selle ei, aga sa tegelikult tahaksid öelda jaa ja sa tead, et jaa on õige. Mõttes need on nagu valusad ja rasked on. Ma küsin ka sellise küsimuse, ma ei tea, võib-olla sellest ta kuskil rääkinud. Kust sinu nimi tuleb? Sa tuled ju tegelikult Rakverest, aga oled Tartu. Jah, ma tulen, mu isapoolne suguvõsa on pärit Tartu kandist ja selle nimega on tegelikult üks lahe lugu ka seotud, et üks siis sellistest kaugetest esiisadest töötas mõisas ja tema nimi oli Mihkel ja ta oli mõisa voorimees, tema oli siis ärrat nii-öelda nagu sõidutas. Ja tema käis ärraga tihti Tartus, viis Tartusse ärrat ja siis oli nimede panemise aeg ja tema nimega ei olnud mingit probleemi, sellepärast et tema oli kogu aeg Tartu Mihkel olnud, sest tema viis ärrat ikka kogu aeg Tartusse ja niimoodi see Mihkel Tartu sealt tuli ja niimoodi see, kas see on tõsi või kust, ma ei tea, aga väidetavalt see nimi, see Tartu on niimoodi nagu tulnud. Kuidas te täna oma sünnipäeva peate, mis toimub? Me oleme selles mõttes väga lahedalt on minu meelest jällegi orgaaniliselt kuidagi kujunenud, et teatri sünnipäeva keskseks on tõusnud kolleegipreemiate või üheks oluliseks sündmuseks on tõusnud kolleegipreemiate jagamine. Teatrites on kolleegide tunnustamine niimoodi nagu
preemiatega ja läbi võib-olla natuke sellise suurema ettevõtmise olnud alati teema meil ka, aga nüüd ta on leidnud kuidagi, me oleme nagu otsinud neid oma üritusi või oma selliseid mingisuguseid sündmusi, aga nüüd on kuidagi kõik asjad on nagu paika loksunud, et sünnipäev ja sellel ajal kolleegi preemiad, mis see teater või üks organisatsioon ikka muud on kui inimesed omavahel või oma nagu kolleegi käest mingi autasu saamine või nende poolt ka nimetatud, ma arvan, et see on nagu väga-väga oluline. Aga oleme muidugi publiku poole ka ikkagi avatud ja suunatud ja etendusid ikka majas, eks ole, muuseum täna jälle väga oluline moment, muuseumis näituse avamine, et on publik majas, oleme ise majas, ise pidutseme, loodame, et publik nii-öelda tajub, tunneb seda hetke, et ühel teatril on sünnipäev ja mõistab selle nii-öelda tegelikult nagu sellist olulisust, et mis see üks teater ja sellise väärikas eas noor teater tegelikult sellele ühiskonnale tähendab ja annab. Aga äkki tahab keegi midagi küsida, sest saate veel direktorit natukene väntsutada enne, kui ta on läinud. Leino, kas sina ei taha küsida eelkäijalt midagi? Praegu ta peab vastama, sest et mikker käib. Joonas on pidanud mulle viimast 1,5 kuud kogu aeg pidevalt vastama, et kõige vähem ta ootab praegu veel minu küsimusi ja ta peab veel 3 nädalat veel vastama, et omavaheline kokkulepe jah, et ta lahkelt jagab ja oma teadmisi, oma kogemusi ja püüab mind võimalikult hästi kurssi viia. Ega ma kõike ei räägi ka, sest ega natuke on ikka tore vaadata ka, et sa ikkagi ise ka väänled natukene ja mingid vitsad sa pead ikka ise saama, sest ei ole niimoodi, et mina pidin omad vitsad mingil hetkel nagu saama, pead sina ka saama, et kõike ei saa ka, kõiki saladusi ei saa nagu ära rääkida. Mul tuli muide selle poliitika või selle jutu peale tuli tegelikult enne üks lugu veel meelde, see päris naljakas lugu, kui sa küsisid, vaata, et kas sind pole nagu poliitikasse kutsutud ja niimoodi, ma mäletan, olin Rakveres siis tööl ja Rakveres olin tööl ja siis mingisugune, ma ei mäleta, mis poliitiline tõmblus seal kohalikul tasandil jälle nagu toimus, siis meil oli toonase linnapea Jaadlaga oli selline hästi tõsine nagu vaidlus lausa ja pool tüli, eks ole, ja siis kohalikud valimised olid just tulemas. Ja siis ta kuidagi nagu üritas nagu ennast kehtestada selliselt natukene nagu, et ma olen nagu linnapea või sellest nagu vaatenurgast. Siis ma ütlesin talle, et tead, et kuule mõtle natuke selle peale, et siin majas töötab 90 inimest praegu, eks ole. Teeme partei Rakvere teater ja kandideerime kohalikel valimistel. Ja mind seatakse üles kui linnapea kandidaati, eks ole. Ja ma ei mäleta, palju see osakaal oli, mida sa pidid saama, et nii-öelda volikogus seda kohta nii-öelda saada. Et ära mängi nagu. Ja ta tegelikult uskus ka, ta nagu võttis, näha oli, et ta nagu korraks läks nagu krampi, et sai aru, et sellel teatril ongi nagu selline võim taga ja äkki hullutajad teevadki ära ja matemaatika käis peast ka kuidagi läbi, et 90 inimest, eks ole, sealt tuleb 90 häält, nende lähedased ka, et saabki sisse volikogusse. Kas see NO-teatri projekt oli siis juba ära olnud või? Jah, oli vist ära olnud jah, ja just võib-olla see ka seal nagu mõjutas, tuli nagu kuidagi kaasa, aga jah, näha oli, et tõmbas korraks nagu krampi, et teatril on ikka võimu küll selle koha. Aga mina tahtsin küsida, et kas sa oled, kas siis väiksena või kas sa oled oma elus lava peal mõnda rolli pidanud mängima ka? Olen ikka ja võt ma ei mäleta, et oleks nagu kooli ajal või kuidagi nagu eriliselt nagu tahtnud kuidagi nagu näiteringis olla või oleks niimoodi kuidagi saanud, aga Rakvere teatri ajal ma mängisin, mul on olnud teatris 2 rolli, lisaks on mul olnud 2 rolli filmis ja 1 roll seriaalis. Wow. Ma olen mänginud teatris ühe Balto skandali raames, toonane peakunstnik Erki Kasemets tegi sellise projekti nagu Kool, kus me mängisime Viljandi Kultuuriakadeemia tudengitega ühes koolimajas selliseid nagu koolitunde ja seal mängisin seda inimese õpetuse õpetajat, mul oli 50-sekundiline roll, ma pidin ainult sinna klassi sisse jooksma
ja siis kohe põhimõtteliselt välja. Ma päris täpselt ausalt öeldes ei mäleta, mis see nagu point seal oli, aga selline roll oli, see oli jah, Balto skandali raames, see oli Kultuuriakadeemiast, see oli see kursus, kus Jim Ashilevi oli seal, siis Mari Jürjens vist, Mari Poginen. Jah, Niinemetsa Tinn oli vist, jah. Siis teatris, see oli nagu siuke nagu tõsisem natukene, ikkagi nagu päris, eks ole, oli see Üllar Saaremäe lavastas Rakvere teatri taga pargis oli Vennad Lõvisüdamed. Ja seal ma mängisin Tengilit. Me olime, kui teatris tihti või aeg-ajalt juhtub seda, et ollakse duublis, siis meid oli 3. Mina, Üllar Saaremäe ja Heigo Teder, siis me niimoodi kuidagi jagasime omavahel. See Tengil oli selline roll, selline sõnatu roll. Teise vaatuse alguses läksin korraks lavale, pidin see oli mul tohutult keeruline, hirmuvalitsust pidi tegema ja ma ei saanud aru, küll see Saaremäe selgitas, kuidas ma olema pean, et millises mul oli kohutavalt suur suke kostüüm ja kõik rastapatsid ja suke koll, eks ole, aga ma ei suutnud sisse elada sellesse hirmu sellesse ja kadunud Suuman veel siis üritas selle, et kuidas ikkagi ma pean sealt mingist trepist üles minema, et kõik peavad sind kartma ja ma ei saanudki seda tunnetust nagu kätte. Ja siis see roll oli jah niimoodi, et teise vaatuse alguses ma läksin sinna korraks selle dekoratsiooni peale ja siis läksin nagu kohe minema, kusjuures äge oli veel see, et ma sõitsin kohale selle ATV-ga, ta sõitis nagu, et obuseid ei olnud, seal oli head sõitsid obustega ja pahad sõitsid ATV-dega, siis ma sõitsin suure ATV-ga, sõitsin korraks, läksin dekoratsiooni peale ja siis läksin minema ja ülejäänud terve teise vaatuse pidin dekoratsiooni taga pikali maas olema niimoodi, ootama lõpupilti, kus on see lohega nagu võitlus, eks ole, lohega võitluse, see oli ka hästi lahe, mul oli selline suur selline nagu sarv või selline pill ja siis ma pidin selle Välgumihkli gaasiga pidin selle pilli, pidin seda gaasi täis laskma, siis panin ta niimoodi otsast selle Välgumihkliga põlema ja siis tulin mitu korda niimoodi puhusin, siis lõi seda tuld ka veel, et selline roll oli. Seda ma tegin vist, ma ei tea, kas ma 2 proovi vist tegin sellega. Mul ei olnud aega ja ma siis nagu lõpus niimoodi praktiliselt nagu enne esietendust nagu tegime mõned proovid ka. Ja siis mul oli paar filmirolli, mängisin Erik Ruusi ülemust ühes sellises, tead seal koha peal mingid pool amatöörid tegid ja ka jälle oli siuke vist 20 sekundit oli vist see roll, pidin korraks karjuma Erik Ruusi peale, jälle oli sõnatu roll, sest see oli vaikusesse pandud. Ja siis ma mängisin veel ühes sellises pool amatöörprojektis mängisin Ülle Lihtveldi Vägivaldset abikaasat ja siis üks seriaaliroll, mis mul oli siis kui ma olin just siia teatrisse tulnud, siis Üllar, kes mängis toona mis selle seriaali nimi oli? Viimane võmm. Seal ma mängisin kaitsepolitsei komissari, kes sükst lollakat nagu selles mõttes, et kes siis nagu tuli ja üldse ei saanud aru, kui ägedad tegelikult need Kotkas või kes need seal olid, eks ole, nemad olid ja võttis neilt juurdluse nagu üle ja ühesõnaga mingi siuke. See oli kohutavalt raske, ma ei tea, miks ma nõus olen selle. Aga ma saan aru, et pigem on nad ikkagi tiba negatiivsed olnud, et sul niisugust paipoissi ja esimest armastajat pole pakutud. Hästi lühikesed, pigem sõnatud ja pigem negatiivsed tegelased. Seda küll, jah, see on hea tähelepanek, ma pole ise niimoodi mõelnud. Aga siin majas sai suhteliselt kiiresti ikkagi ära otsustatud see, et näitlemine on näitlejate töö ja igaühel oma asjad ja igasugustel amatööridel ja sellistel ei ole nagu lavale kohta ja ma arvan, et see on nagu õige. Ja enam ma ei ole laval pääsenud ja ega ei kipu ka. Ma arvan, et siin on ka tegelikult ikkagi arenenud rahastamissüsteem, sest mina alustasin Draamateatris riietajana 80. aastal. Ja selge on see, et pühapäeviti olid, kus olid laste etendused, siis ega need suured näitlejad nüüd väga igasugust ukse hinge või ma ei tea, rebase saba väga mängida ei tahtnud ja need rollid jagati siis ära rekvisiitorite, kostümeerijate ja grimeerijate vahel. Nii et mina olen mänginud ka printsessi, rebast, haldjat ja veel midagi sarnast. Rääkida õnneks ei olnud vaja, aga kuidagi seal laval tuli siis ikkagi hõljuda, nii et jah,
ei, mõned asjad selles mõttes ei muutu, lihtsalt ongi, et see struktuur on nagu rohkem paigas, et minul on õnnestunud jällegi lavamehe tööd siin majas teha, et vaata korraldaja jääb ikkagi korraldajaks ja kui sul on vaja nii-öelda püstolit teha, siis mina lavale püstolit ei lähe, et siis lähebki Mirko läheb püstolit tegema näitleja eest, eks ole, ja mina siis lähen püstolit tegema, püstolrolli, eks ole, lähen siis lavameistri eest tegema, et sinna ma nagu sobin nagu paremini, et ma nagu korraldada oskan, näidelda ei oska. Nii, aga meil on jäänud 5 minutit, ma saan aru, jah? Kas on veel küsimusi? Siit saaks praegu ikkagi veel midagi välja pigistada, ma arvan, siin on juba tulnud väga... Mul on üks küsimus. Sul on veel 3 nädalat, eks ju? Võib-olla need jõuavad ikka ümber mõelda, aga et kui sa õpetad siin 11 aastat, see on ikkagi, ma ei tea, mõni epoh, kestab sama kaudu. Et mis sa kaasa võtad? No mu terve tegelikult... Sa peaksid valima, ma ei tea, 2 teemat või mõtet või? No eks need väärtused ja kõik see ikkagi, see on see, mille kogu mu teadlik elu tegelikult on ju, või selline tööelu on ju möödunud ikkagi suuresti nagu teatris ja see mingite teatud selliste väärtustega nagu tegelemine ja see, kuidas see su hinge ikkagi nagu jäänud on ja see just see inimene kõige keskseks ja teisest nii-öelda, teise hindamine, teisega arvestamine, kõik need asjad on, need, mis on nagu kõige rohkem võib-olla tugevama nagu pitseri vajutanud või mis ma kaasa võtan ja nendes, milles ma saan ka aru, kus ma olen võib-olla nagu kõige rohkem kasvanud ja kus ma tajun või näen, et on seda kasvamist võimalik veel ja veel nagu teha, aga ka seda, et mida võib-olla oleks vaja nagu väljapoole anda või millega veel tegeleda. Et see on, need on teemad kindlasti. Aga nagu palju on see teater ikkagi andnud. Aga jah, see aeg, ma mitte kunagi ei ole ühelegi tööle või ühelegi asjale pannud nagu mingit sellist nagu tärminit juurde või täitsa okei, kui keegi töötab ühe koha peal 40 aastat, peaasi, et ta ise õnnelik on ja asjad nagu toimivad aga mingil hetkel ma sain aru küll, et see 18 aastat teatrist, see on ikka väga pikk aeg ikkagi, et see kuidagi järsku tuli nagu. Mul oli ikka, siiamaani oli kuidagi see tunne, et nagu alles nagu jõudsid selle teatri juurde, kõik oli kuidagi nagu siuke ja siis ühel hetkel said aru, et 18 aastat. Aga aitäh kuulamast, aitäh Joonas, et sa mind usaldasid ja kutsusid ja ma siis jään huviga ootama, kus su nimi nüüd figureerima siis tulevikus hakkab. Aitäh! Ja palju õnne sünnipäevaks. Aitäh!